Nad tulevad miljonite kaupa, tundetud, hävitavad, valmis tükkideks revima iga Vene sõduri, kellel pole õnne nende teele sattuda. Putin tunneb neid ja kardab neid. Tema sõdurid on lahinguväljal surmani hirmul, sest Ukraina vallandab sõda lõpetava parve, mis saab olema peatamatu jõud. Vene rindehaaned ujutatakse üle relvaga, mida Putini käsilased tunnevad liigagi hästi, FPV droonidega. Vaenlane tunneb seda, kuulutas Ukraina president Volodymyr Zelenski, kui ta pidas 13. aprillil kõne Ukraina relvameistrite päeva puhul. Ta jätkas, öeldes, et Ukrainast on saanud suur jõud relvaarendajana ning selle arengu peamiseks tõukejõuks on miljonid FPV droonid, mida Ukraina nüüd toodab. Need on loonud aluse kõigele, mida Ukraina praegu teeb. Ukraina poolt arendatavad püüdurdroonid, kaugmaarakettide ja droonide hübriidid ning robotisüsteemid on kõik saanud võimalikuks tänu sellele, et Putini sissetung sundis riiki arendama oma FPV droonide alast asjatundlikkust. Venemaa on loonud koletise ja see koletis hävitab Putini vägesid lahinguväljal. Ukraina kaitsetööstuse võimekus ulatub miljonite FPV droonideni aastas, kuulutas Zelenski. Ukraina droonid läbivad nüüd ajaloolisi vahemaid. Praegune rekord ühe rünnaku kohta on 1750 kilomeetrit ehk 1087 miili, kuid see tõenäoliselt ületatakse peagi, kuna sellised droonid nagu Flamingo, Neptuun, Ruta ja teised arenevad pidevalt edasi. Kuid kõige enam annavad need miljonid Ukraina droonid tunda just rindel. Numbrid kinnitavad seda. Kuna Ukraina kaitsetööstus muutub üha võimekamaks, kajastuvad tulemused rekordilistes kaotustes, mida Venemaa kogeb. Al Jazeera Metel registreeris Ukraina ainuüksi märtsis 35 351 kinnitatud kaotust, kusjuures droonide arvele langes 96% Venemaa hukkunutest ja haavatutest. See kaotuste määr oli 29% kõrgem kui veebruaris, mis on nii suur arv, et Venemaa ei saa seda isegi sellega õigustada, et märtsis on 3 päeva rohkem. Võrreldes 2026 aasta esimest 3 kuud eelmise aastaga jõuame tõeliste rekordite purustamiseni. Praegu kannatab Venemaa iga Ukraina vallutatud ruutkilomeetri kohta 316 kaotust. Eelmisel aastal oli see number 120 kaotust. Peaaegu 3 korda rohkem Vene sõdureid sureb sama territooriumi eest. Ja just need miljonid ja miljonid droonid, mida Ukraina toodab, põhjustavad suurema osa kahjustustest. Protsendid varieeruvad sõltuvalt allikast. Zelenski ise ütleb, et droonid põhjustavad nüüd umbes 90% Venemaa kaotustest, mis on enam-vähem kooskõlas Al Jazeera väidetega. Rindejoonel hindab Ukraina. 431 eraldiseisva mehitamata õhusüsteemide pataljoni komandör Ilja Mašina, selle protsendiks pigem 80%. Aga protsendi üle vaieldes on sõnum, mille Putinile tuleb vägisi pähe taguda, selge. Ukraina droonirevolutsioon hävitab Venemaad. Taevas varitsevad õudused muutuvad ainult tugevamaks ja võimekamaks. Kõik see on saanud võimalikuks tänu plahvatuslikule kasvule Ukraina kaitsetööstuses, mis poleks lihtsalt juhtunud, kui Putini impeeriumiha poleks ületanud seda loogikatunnet, mis tal kunagi oli. Ukraina oli juba üsna silmapaistev relvaeksportija ja tootja. Ajalehe Kyiv Post andmetel oli Ukraina 2016 aastal relvaekspordi poolest maailmas 10. kohal, kuigi see tähendas vaid $528 miljoni suurust müüki. See number näeks sinu pangakontol kena välja, kuid see kahvatub miljardite dollarite kõrval, mida Venemaa ja USA relvamüügist teenivad. Lisaks märgib väljaanne, et paljud Ukraina eksporditud relvadest tol ajal olid nõukogudeaegsed seadmed, mida oli parandatud ja edasi müüdud. Nüüd on olukord hoopis teistsugune. Miljonid droonid, mida Ukraina igal aastal ehitab, ei hävita ainult Vene sõdureid ja varustust, vaid neist saab kogu kaitsetööstuse vundament. Tööstus, mis köidab tähelepanu kogu Euroopast ja hiljuti ka Lähis-Idast, kuna Ukraina õhu- ja maapealsete robotite alane asjatundlikkus hakkab ligi meelitama selliseid investeeringuid, mis võivad droonide tootmise viia miljonitelt 10 miljoniteni. Varsti pöördume tagasi Ukraina relvatööstuse pöörase tõusu juurde. Lõppude lõpuks on see põhjus, miks me praegu lahinguväljal nii suurt muutust näeme. Aga kõigepealt keskendume Ukraina FPV droonidele. Kuigi Zelenski viitab miljonite arvule, rääkides kõigist Ukraina droonidest, moodustavad FPV droonid suurem osa sellest, mida Ukraina toodab. Need muutuvad ka peatamatuks jõuks, millega Venemaa sõdurid lihtsalt hakkama ei saa. Ja et selgitada, miks see nii on, kujutleme end korraks Vene sõduri kingadesse, tuginedes Telegraafi suurepärasele raportile, mis kirjeldab täpselt, mis tunne on Ukraina FPV drooniga lahinguväljal kokku puutuda. Sa üritad roomata edasi läbi lahinguvälja rusude ja põlenud taimestikku. Mõlemad on märgid sellest, mis juhtub näiliselt lõputus sõjas. Sa leiad varju ja peitud. Üleval kuuled vaevu märgatavat suminat.
Pilk välja näitab, et droonid tiirlevad pea kohal. Sa ei tea, kas need on hävitavad FPV-droonid või luuredroonid, mis kutsuvad FPV-droonid sinu asukohta. Ainus, mida tead, on see, et pead uuesti peitu minema, et droonidesse ehitatud kaamerad sind ei märkaks. Mitte, et see midagi muudaks. Sulle teadmata teevad FPV-droonid palju enamat kui lihtsalt paevast tiirutamine. Nad varitsevad kõrges rohus ja metsastes piirkondades, oodates, et iga Vene sõdur, kes julgeb edasi liikuda, saaks kohe rünnatud. FPV-droonid lendavad ka läbi hoonete, sest nende väike suurus võimaldab neil lennata avatud akendest ja pragudest sisse. Lõpuks ongi need droonid need, mis su kätte saavad. Ükskõik kui palju sa ka ei püüaks varjuda, võimaldab Ukraina tohutu FPV-droonide hulk Ukrainal enda loodud tohututes tapatsoonides kõikjalt otsida. Sa kuulsid suminat järjest valjemaks muutumas, kui droonid otsisid läbi purustatud hoonet, kuhu sa varjule olid läinud. Kui sumin oli muutunud möirgavaks kakofooniaks, oli juba liiga hilja põgeneda. Droon tabas sind. Sa oled sõjast välja langenud. Ja sinu kaaslasi ootab veel palju rohkem neid lendavaid õudusi. See on saatus, mida jagavad tuhanded Vene sõdurid, kellele on antud käsk siseneda Ukraina loodud tohututesse tapatsoonidesse. Kümnete kilomeetrite ulatuses rindeliinist kaugemal ühendab Ukraina nendes tapatsoonides erinevaid relvi, mille eesmärk on aeglustada Vene edasitungi, suunata väed määratud kohtadesse suurtükiväe varitsuste jaoks ja lõpuks hävitada Vene rünnakud enne, kui need üldse korralikult alata jõuavad. Kaevikud ja niinimetatud draakonihambad täidavad neid tapatsoone, peatades tankid ja soomukid nende teel. Rullidiviisi okastraati on välja laotatud, sundides Vene sõdureid aeglaselt liikuma, et nad ei lõikaks end ribadeks. Kogu selle kõige aluseks on aga FPV-droonid, mida kasutatakse sadade kaupa ja mis jälgivad pidevalt. Just need droonid laskuvad kraavidesse kinni jäänud tankide peale. FPV-droonid on sageli viimane asi, mida Vene sõdur näeb, kui ta üritab aeglaselt okastraadist läbi lõigata. Ja see kõik on võimalik tänu sellele, et Ukraina suudab nüüd toota miljoneid neid droone, mis võimaldabki tapatsoone üldse eksisteerida. Ilma FPV-droonideta oleksid need tapatsoonid rohkem nagu traditsioonilised kaitseliinid, mida on püstitatud paljudes maismaa sõdades siiani. Kraavid ja okastraat ei ole midagi uut. Need on kaitsevahendid, mida on kasutatud nii kaua, kui tankid on olemas olnud. Droonid on lisakomponent. Ja need on nii tõused mitte ainult sellepärast, et Ukraina on saanud FPV-droonide tehnoloogia hästi selgeks, vaid ka sellepärast, et nad on leidnud viisi nende droonide masstootmiseks. Isegi kui Venemaa ründab tema territooriumi, on Ukraina arendanud relvatööstuse, millest on saanud kogu maailma kadeduse objekt. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletame kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui see video pakub teile väärtust, siis ärge unustage kanalit tellida, et olla kursis meie uute videotega. Nii et me teame, et Ukraina ehitab miljoneid droone, nagu Zelenski meile ütles. Küsimus on nüüd selles, kuidas Ukraina kaitsetööstus, mis kunagi sõltus peaaegu täielikult remonditud nõukogudeaegse varustuse müügist, arenes selliseks hiiglaseks, nagu ta täna on. Ukraina droonide arendamise protsesside küpsemisel on selles kõiges olnud väga suur roll. Sõja alguses ei olnud Ukraina droonitootjad organiseeritud. Neid oli vaevalt võimalik isegi traditsioonilises mõttes tootjateks nimetada. Sageli oli tootjaks IT-insener, kes kodus nokitses kaubanduslikult saadaval olevate droonide kallal, et muuta need tapamasinateks. Või väike vabatahtlike kollektiiv, kes tuli kokku, et hakata droone tootma Ukraina vajaduste katteks. Lazar Grupp on selle isetegemise varajase suhtumise täiuslik näide. Nüüdseks on see üks tähtsamaid drooniüksusi Ukraina sõjaväes. Gruppi asutas endine Ukraina teleprodutsent, kellel olid vahendid ja soov droone arendada. Koos vabatahtlikega töötades tegi produtsent just seda. Nüüd on see produtsent Pavlo Jelizarov, Ukraina õhuväe asekomandör. Selline ülespoole liikumine peegeldab seda, mida on kogenud Ukraina droonitööstus ja kogu riigikaitsesektor. Viimase 4 aasta jooksul oleme näinud, kuidas Ukraina droonitootjad on kolinud keldrites peidus olnud juhuslikest töökodadest täisväärtuslikeks ettevõteteks, mis mitte ainult ei aita Ukrainal sõjas initsiatiivi hoida, vaid saavad tõenäoliselt ka Ukraina sõjajärgse majanduse alustalaks. Ukraina droonitootjad on nüüd jõudmas Nasdaqi nimekirja, nagu on juhtunud ka tehisintellekti idufirmaga Swarmer. Teised tootjad annavad märku tehingutest ettevõtetega USAs ja Euroopas, mis toob sisse väga vajalikke investeeringuid, võimaldades neil suurendada tootmismahte ja arendada järgmise põlvkonna FPV-droone, mis päästavad Ukrainas Vene sõdurite peale põrgu valla. Juba ainuüksi numbrid näitavad, kui suurt rolli on droonid mänginud Ukraina kaitsesektori laiendamisel. Enne kui Putin 2022 aastal oma sissetungi alustas, oli Ukraina kaitsesektor alarahastatud ja sõltus vananenud varustuse müügist. Aga sellest ajast alates on selle väärtus tohutult kasvanud. Kyiv School of Economicsi andmetel on Ukraina kaitsesektori väärtus nüüd $6,8 miljardit, mis on 6 korda rohkem kui 2021 aastal.
Ukrainas on umbes 1200 eraomandis kaitsetööstusettevõtet, millel on koos võimekus toota relvi $50 miljardi väärtuses, eeldusel, et nad suudavad kaasata vastava investeeringu. Ukraina on 4 aastaga üles ehitanud $50 miljardi suuruse tööstuse, samal ajal kui pommid langevad kõikjal ümberringi. Droonid on selle kõige keskmes. Üks võtmetegureid Ukraina droonitootmise süsteemseks muutmisel oli Brave One süsteemi kasutuselevõtt. 2023 aasta aprillis käivitatud ja täielikult riigile kuuluv Brave One võimaldab Ukraina valitsusel anda toetusi droonide arendajatele ja teistele relvatootjatele. Selle programmi kaudu on investeeritud $10 miljoneid, eesmärgiga aidata Ukraina drooniarendajatel luua ettevõtteid, mitte tegutseda keldrites. Varem mainitud Swarmer oli üks Brave One'i paljudest toetuse saajatest. See Nasdaqi nimekirjas olev ettevõte sai eelise $48 000 suurusest Brave One'i investeeringust, mis võimaldas ettevõttel kasvada selliseks, nagu me seda täna näeme. Täna hakkame nägema, kuidas traditsioonilisemad ärimehhanismid võtavad võimust, mis võimaldab sellist droonitootmist, nagu Zelenski mainib. Väiksemad ettevõtted liituvad suuremate droonitootjatega, mille tulemusena tegeleb umbes 80% Ukraina kogu droonitootmisest, vaid väike hulk firmasid, mis on kasvanud, kuna Ukraina nägi väärtust FPV droonides ja teistes mehitamata sõidukites. Sõjapingutustesse investeerimine on muutnud Ukraina droonitööstuses suureks äriks. Jällegi näitavad numbrid kõike. Kiev Independenti andmetel tootis Ukraina 2025 aastal 4,5 miljonit drooni. 2 aastat tagasi olid numbrid palju väiksemad. 2023 aastal toodeti vaid 300 000 drooni. Muide, see on sama arv droone, mida USA kavatseb järgmise 2 aasta jooksul toota. Muidugi kulutab Ameerika palju rohkem, palju arenenumale relvastusele, kui Ukraina ehitab. Kuid oletame, et Ukraina tõmmatakse sõtta, kus droonid on vastus paljudele kulusid vähendavatele küsimustele. Oletame sõda riigiga nagu Iraan, mis kasutab odavaid Shahidi-droone rajatiste ründamiseks. Äkitselt tundub 300 000 drooni 2 aasta jooksul tühisarvuna ja tekib tühimik, mille võiksid täita Ukraina droonitootjad, müües oma tooteid USA sõjaväele. Sellised tehingud ongi põhjuseks, miks Ukraina võimekus toota igal aastal miljoneid droone on ülioluline sõjajärgses perioodis, kui riik oma majandust taastab. Ukraina on oma FPV droonidega ümber kirjutanud maismaasõja reeglid ning ülejäänud maailm hakkab järele jõudma, ostes Ukraina tehnoloogiat siis, kui seda enam ei ole vaja Venemaa tõrjumiseks. Aga tuleme korraks tagasi lahinguväljale. Ukrainale on praegu olulisem uputada vaidlusalused alad droonidega, kui müüa droone teistele riikidele. Ja mida riigi kodumaise kaitsetööstuse kasv võimaldab, on see, et Ukraina saab oma kaitses olla vähem sõltuv teistest riikidest, kui kunagi varem sõjas Venemaaga. Jällegi, me oleme näinud tohutuid arenguid alates sissetungi esimestest kuudest kuni tänaseni. Kui Putin saatis esmakordselt väed Ukrainasse, oli see Ukraina vapper esmane kaitse, tõrjus Venemaa väed tagasi ja määras need lahinguliinid, mida oleme sellest ajast alates näinud. Kuid kaitset tuli jätkata. Aastaid oli Ukraina ellujäämise ja võitluses püsimise põhjuseks see, et ta sai sõjalist abi teistelt riikidelt. See abi voolab muidugi siiani sisse. Kieli instituudi Ukraina toetusjälgi andmetel on Ukraina saanud viimase 4 aasta jooksul USA-lt ja Euroopalt umbes 316,7 miljardit eurot, ehk veidi üle $373 miljardi eraldatud abi. See on väga suur summa raha ja see on olnud Ukrainale ülioluline. See abi tähendab seda, et Ukraina on mõnikord pidanud järgima oma liitlaste poolt kehtestatud relvade kasutamise reegleid. 2025 aastal nähti mitmeid selliseid näiteid. Sellel aastal lõpetasid USA sõjalise abi ja luureandmete andmise Ukrainale, kuigi mõlemad taastati hiljem. Ameerika lõi ka uue heakskiitmise meetodi ATACMS-i kasutamiseks Venemaa vastu, mis sisuliselt takistas Ukrainal selle raketi kasutamist. Ukraina on sellest ajast alates hakanud taas ATACMS-e kasutama, kuid fakt jääb, et välisabile lootmine tähendas ka seda, et Ukraina pidi kohanema mõnikord tormilise geopoliitilise olukorraga. Liigume kiiresti aastasse 2026 ja Ukraina kodumaine kaitsetööstus on laienenud nii palju, et nüüd varustab Ukraina ise 82% relvadest, varustusest ja laskemoonast, mida Ukraina kaitsehankeagentuur ostab. Vaid aasta varem oli see protsent 46%, mis tähendab, et enamik Ukraina sõjaväe jaoks ostetud relvadest tuli välispartneritelt. Ukraina kaitseministeerium teatas veebruaris, et Ukraina tootmisvõimsus on sõja algusest alates kasvanud 50 korda, mis tähendab, et kodumaine kaitsetööstus katab üle 50% Ukraina sõjaväe vajadustest. See on muutus iseseisva toimetuleku suunas, mida Putin kunagi ei osanud ette näha ja ausalt öeldes poleks see juhtunud, kui Venemaa oleks tõesti see kõikvõimas jõud Ukrainas, kelleks Putin seda kujutada püüab. Nii et kui Zelenski räägib sellest, kuidas Ukraina ehitab igal aastal miljoneid droone, siis ta ei räägi ainult nende droonide mõjust lahinguväljal. Tuhanded Ukraina oma toodetud relvadega elimineeritud Vene sõdurid võivad küll pealkirjades domineerida, kuid tõeliselt oluline on kõik see, mis on viinud Ukraina sellesse punkti.
Ukraina muutub üha iseseisvamaks ja droonid on selles üks peamisi põhjuseid. Ukraina droonid asetavad riigi olukorda, kus ta saab tulevikus pärast sõda teenida relvamüügist miljardeid dollareid ning juba täna võimaldavad need riigil sõlmida kaitselepinguid ja meelitada läänest miljoneid dollareid, mis kõik aitavad tal end kaitsta Putini vägede vastu. Miljonid ja miljonid droonid ei tähenda ainult 10 000 hukkunud venelasi iga kuu. Need tähendavad ka helgemat tulevikku Ukrainale, kui tema sõda Venemaaga kord läbi saab. Kas Ukraina droonitootmise kasvatamiseks saaks veel midagi teha? Absoluutselt. Siin on väga lihtne loogika. Mida rohkem raha Ukraina saab, olgu see siis otseostude, toetuste, laenude või sõjalise abi kaudu, seda tugevamaks saab muutuda tema droonitootmise sektor. Oleme juba näinud selles sektoris pidevat tootmise kasvu. Nagu varem mainisime, kasvas Ukrainas toodetud droonide arv 2023 aasta 300 000 2025 aastaks 4,5 miljonini. Riigi 2026 aasta eesmärk on veelgi ambitsioonikam. Euromaidan pressi andmetel on Ukraina kaitseministri asetäitja Serhai Bojev teatanud NATO operatiivjõudude arendamise raamistikule, et Ukraina eesmärk on 2026 aastaks toota 7 miljonit drooni. See number võib olla isegi suurem. Juba 2025 aasta juunis väitis Ukraina endine kaitseminister Rustem Amirov, et riigi sihipärane investeering droonitootmisse on andnud võimaluse toota igal aastal 10 miljonit drooni. Seega võib 7 miljonit drooni 2026 aastal olla 2,5 miljonit rohkem kui eelmisel aastal toodetud arv. Kuid see on siiski 3 miljonit vähem, kui Ukraina suutis peaaegu aasta tagasi. Ja kes teab, võib-olla on see tootmisvõime veelgi kasvanud tänu Ukraina täiendavatele investeeringutele, mis on aidanud koondada paljud varem killustatud droonitootmisettevõtted. Meie mõte on lihtne. Ukraina on juba olukorras, kus ta suudab oma enda toodetud miljonite FPV droonidega rindeliine üle ujutada. Ja kuigi see üleujutus uputab juba Putini vägesid tuhandete kaupa, võiks sellest saada tõeline hiidlaine. Kõik, mida Ukraina vajab, on rohkem aega ja raha. Kui ta saab mõlemad, siis Ukraina käivitatud droonirevolutsioon saab olema kogu rahva päästja nii sõja ajal kui ka järgnevatel aastatel. Selles videos keskendume peamiselt FPV droonidele, kuid Ukrainal on pakkuda palju enamat kui ainult see. Praegu kasutab Ukraina tehisintellektil töötavaid droone, mis suudavad mööda hiilida Venemaa elektroonilise sõjapidamise seadmetest, et hävitada riigi logistikat ja võtmetähtsusega varustust tagalas. Kui FPV droonid purustavad Venemaa sõdureid rindel, siis The Martian paneb nad tagalas maksma ning sellest kõigest saad rohkem teada meie videos. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et näha rohkem meie kajastusi ja analüüse Zelenski viimaste avalduste kohta. Aitäh, et alati vaatad!